kuna mul on nagu nii halb olla lihtsalt. Ma käisin just apteegis, mõtlesin, ma küsin äkki midagi aitab nagu selle iialduse vastu ja nad andsid mulle mingisugused tabletid. 2 tükki päevas võib seda võtta. Ma nii loodan, et see aitab. Mul lihtsalt nii kohutav olla. Täna on 2. jaanuar, tegelikult nüüd on juba 3. Aga ma olen haiglas, sest mul hakkas nii halb täna. Ma mäletan, et viimane klipp oli siin põhimõtteliselt see, kus ma ostsin apteegist neid rohtusid. Ja siis ma läksin Aldisse ja ma olin järjekorras just maksmas, kus oli just albis ja autot. Ja lihtsalt mul hakkas nii halb. Ma jooksin vetsu, aga ma ei jõudnud vetsu. Ma oksendasin lihtsalt nagu enne vetsu. Nii piinlik. See läks korraks parem. Läksin koju ja oksendasin mingi 10 korda veel. Ja see nagu kõht oli täiesti lahti ja mul lihtsalt nii hull olla. Nagu nii hull oli olla. Ma tõesti mõtlesin, ma lähen teispoolsusesse ära nagu kõik vaata. Ja siis mõtlesin Kasparile, et nagu me enam ei lükka edasi, me lähme nüüd haiglasse. Ma ei ole inimene, kes väga mingi kergekäeliselt haiglasse läheks. Aga tulime haiglasse, ma mingi vaevu suutsin kõndida reaalselt. Mul oli lihtsalt nii hull olla. Täpselt enne autosse istumist ka ma veel oksendasin. Aga õnneks haigla meil hästi lähedal. Me tulime haiglasse. Sain päris kiiresti siia. Kuidas seda nüüd olla siis põhimõtteliselt nagu sünnitusosakond. Et see nagu rasedatusosakond. Hästi kiiresti sain siia, nagu kohe võeti mind seal alga esimesena vastu, kuigi seal EMO-s oli veel nagu päris palju inimesi, kes kõik ootasid, aga nad nägid, et mul oli nii hull olla, siis nad kohe saatsid mu edasi. Ja siis tehti ultraheli, ma nägin esimest kord beebit, süda lõi ja see oli nagu nii tore reaalselt. Beebi on praegu 1 sentimeetris suuruna. Südamelööke ma ei kuulnud, aga nad ütlesid, et südamelöögid on nähtaval. Ja siis mulle võeti verd. Ja pandi tilgutid, aga enne kui need tilgutid sai mulle panna, siis reaalselt mul hakkas nii halb jälle, et ma lihtsalt läksin vetsu ja istusin seal. Kott oli jalgade peal nagu kilekott, et saaks oksendada ka ja lihtsalt nagu nii hull oli. Et see arst tuli sinna, tuli mingi, kuule, ma ei saa enam rohkem oodata, ma sulle selle ravimit hakkama manustama, muidu ei ole kasu. Ja siis ma istusin seal potil ja ta pani mulle seda ravimit siia kanüüli. Siis tegi oleku kohe nii palju paremaks lihtsalt. Siis ma mingi aja pärast suutsin vetsupoti püsti tõusta, läksin pikali. Siis nad panid mulle ka nagu, nad andsid mulle selle rohu ära, siis nad andsid mulle nagu vedelikku ja glükoosi. Ja siis Kaspar oli ka terve aeg minuga. Ja, või noh, sellel ajal nagu lastigi tal tulla, kui nad hakkasid mul seda glükoosi panema. Ja siis me ootasime seal mingit tund aega. Ma magasin nagu suht enamusest. Ma olin nii väsinud lihtsalt. Ja siis mul tundus, et juba nagu nüüd on kõik hästi. Ja ma võin nagu püsti tõusta, kõik on hästi. Tundsin ennast nagu mega hästi. Tõusin püsti. Tulid nagu vereproovide vastused ja asjad ja kõnnin lihtsalt järgmisse kabinetti ja mul on siuke tunne, et ma kukun kokku ja ma hakkasin nii halb. Vaeva jõudsin sinna kabinetti ja siis seal see ämmamad on mingi, et jaa, et nagu sul on nagu vereproovid on kõik korras on ja. Siis ma olin nagu, et ma ei suuda kuulata teid nagu andke andeks. Ma lihtsalt panin käe laua peale ja pea sinna käe peale ja lihtsalt ei suutnud olla, mis mul on nii halb olla. Mul reaalselt kadus pooleldi kõrva kuulmine ära. Pole kunagi siukest asja olnud. Ja siis nad panid mu pikali. Või noh, ma ütlesin, et palun pange mu pikali, mul nii halb olla. Ja siis nad panid mu pikali, õnneks nad räägivad inglise keelt siin. Panid mu pikali ja andsid mu nuuspiiritus päris pikalt. Ja hakkasid mulle jälle neid tilguteid andma. Nii et nüüd ma olen siin tilgutit alla nüüd juba mingit aega. Mul saab varsti läbi, siis mingi tund aega, aga mulle tundub, et see kott on nagu päris palju suurem kui see. Ma ei mäleta enam, kuhu mul see jutt siin jäi, sest mul käis just arst ja vahetas kanüüli või noh, süstis mulle midagi sisse ja vahetas mul neid balloone siin. Aga ja muidu vererõhk oli kõik korras. Aga
ma ei mäleta, kuhu ma jäin tõesti. Igatahes ma tõusin püsti, mul oleks mega halb, lõpuni pikka ja ütlesin, et nad ei saa mind koju lasta. Ja et ma jään nüüd siia. Ja siis ma ütlesin Kasparile ka, et nagu see pea siia jääma. Et nagu sul ei ole midagi siin teha, mine koju ja maga pigem, mitte nagu see pea siin passima, vaata, mul on kõik hästi. Nagu, ma olin esimest korda haiglas. Ma olen enne ka olnud 2 korda. Need olid mega ammu, aga ma olen olnud siuke teema siis, aga praegu ma tunnen ennast väga hästi. Aga ma olen nii kindel, et ma ei helistab mulle homme. Nagu mitte keegi ei tea, ma olen rase. Ma nii kindel, et ta helistab ja ma mõtlesin, ma ütlen talle, et ma olen haiglas, aga mul on toidumürgitus, sest tegelikult kahtlustataksegi seda ka, et mul ongi nagu toidumürgitus, aga lihtsalt see nagu rasedus, siis see on nagu hullem. Ma ei tea, ühesõnaga, jah. Ma tegelikult õnneks kõik olemas, õnneks Kaspar oli piisavalt tark ja ta võiks laadja kaasa kodust, sest arvasid, ma olen lihtsalt hästi pikalt siin EMO-s peame ootama ja siis on nagu laadjat vähe, siis enda kõrvaklapid kaasa. Aga ma ei oleks arvanud, et ma pean täna siia ööseks jääma ja äkki ma pean siia veel jääma. Väiksed lapsed nutavad taust, väiksed beebid. Ja enne, kui me otsin ühes teises ruumis, nüüd ma olen siin juba palatis, aga kui ma otsin ühes teises ruumis enne, siis kõrval nagu ruumis üks naine sünnitas. Siis tal lühüti täiega, et mingi push. Ja siis järsku kuulsime, et nagu ta oli täiega valus, ta täiega karjus. Ja siis järsku hakkas tita nutma, siis ma ei ole et see on nii armas moment praegu. Endal tuleb pisarad silma vaata. Crazy. Tahaks täiega nägu pesta also. Aga noh, ilmselt ma olen suht ära hõõrunud omal kõik näost. Aga jah. Et mul hea meel, et Kaspar koju oleks, tal ei oleks siin midagi teha. Kuigi tore oleks muidu midagi seltsiga, aga samas nagu vahet ei ole. Ma tahaks, et ta oleks ka hea ja mugav olla. Et ei pea siin olema. Pluss nagu tööasjadel on ka vaja silma peal hoida, et seda saab kodus kõige paremini teha. Sain oma esimesed tänased toidu. Kuna jogurt püsis mul liivsti sees, siis toodi mulle nüüd siia vesi. Minu esimene vesi üle peaaegu 24 tunni. Sai pirn. Vaata, mis siin sees on, lähneb nagu hakkliha. Okei, väga põnev. Ma ei ole kindel, kas ma tahan, aga nii, ja siin on mingi supp. Hakkame siis sööma. Kuna mul see toidumürgitus oli ilmselt kanast, siis ma kana ei taha näha ka. Aga ma ütleks, et see sai on nagu parim asi siit. No nii hea sai lihtsalt. Nii, meil on haiglapäevikud jätkuvad. Mul toodi õhtusöök just. Ja ma isegi mõtlesin juba, kas ta üldse toovad, et kell on nii palju, aga tõid. Nii et väga vahva. Okei, siin on kala ja porgand. Ma ei tea, kas ma suudan kala süüa veel, aga ma üritan. Ma vist ei suuda. Jah, ma vist ei suuda. Väga hea. Siin on mingid köögiviljad, oad, porgandid ja herned ja kapsas. See on väga hea. Siis, lõunasöögiks oli ka. Täga sai on see. Siis siin on jogurt. Ja kuna ma ütlesin neile ka, et ma olen laktoositoomatu, siis nad toovad mulle laktoosivabasid asju. Siin pole mitte kuidagi hea valgus, aga ma mõtlesin, et ma teen teile väikse sissekande tänasest päevast. Mul on täna juba lihtsalt nii palju parem olla. Ja põhimõtteliselt kokkuvõtte, mis mul siis oli tegelikult alguses siia jõudas, ma olin täiesti kindel, et asi on selles, et ma olen lihtsalt rase, siis mul on nii hull olla ja sellepärast ma olengi siin nagu rasedate osakonnas, aga tuli välja, et tegelikult mul ei olnud toidumürgitus ja lihtsalt kui ma olen rase, siis see nagu mõjus mul hullemini, sest Kasparil on ka tegelikult nagu mega hull olnud olla. Hea uudis on see, et ilmselt homme saab välja, nii et ma olen kokku siis 2 ööd siin sees. Tilgutit all ma enam ei ole, juba päris pikalt, mitu tundi juba. Ja nii kui tilgutid enam võttis, mul hakkas nagu päris hea olla. Kaspar käis mul külas, võttis sind kokku, ta oli ka tegelikult päris hull olla, aga ta sai ikkagi tulla õnneks, oli siin natuke aega. Tõi mulle mingid hügieenitarbeid, ma sain ennast pesta, ma sain hambaid pesta, et see oli hea juukseid kammida. Et ma ei tunne ennast nagu haisev mingi rõve patsient. Ma tundsin ennast kohe nagu mingi elu parim elu nagu. Ja jah, kõht natuke valutab, aga samas ma olen, see on normaalne, kui sul on kõht nii ärritunud olnud. Et
veits on punnis ka, kuigi nagu ma tean, et tavaliselt kui mul uksehaigus on ja ma nii vähe söönud, nagu ma täna olen söönud, siis mul oleks nagu ülipeenike kõht, aga nagu rasedusega ongi kuidagi teistmoodi. Samas üle 7 nädalaga juba, nii et polegi imestada. Ja selles mõttes on hea, et asi ei ole nagu rasedus, sest et muidu siuke asi ilmselt korduks. Et asi oli toidus. Ja nüüd ma ei taha mingit toite näha ka. Rasedana niigi, nagu sa ei tea mitte midagi põhimõtteliselt süüa. Kõik asi tundub nagu nii rõve. Ja siis, kui sa üks asja läbi teed, siis seda enam sa ei taha. Näeme ilmselt siis, kui ma juba olen esmaspäeval visiidil, esmasel raseduse official visiidil. Täna on 5. jaanuar ja mu igavene arstisaaga jätkub siin ämmaemandatega, kuhu ma ei ole ikka saanud ja kuhu ma pidin täna saama. Mul helistas siis detsembris ämmaemand ja panin ma ja, et täna 5. kell 9 tulen ma siia. Ja tulen siis siia kell 9 ja keda ei ole, on ämmaemand. Siis ma lähen administratsiooni, ma arvan, et ämmaemandat ei ole siin, aga mul on aeg. Siis nad on nagu, et ai, sul ei ole aega, ämmaemand, et täna ei töötagi üldse siin. Et me võime sulle pakkuda järgmiseks teisipäevaks uut aega. Ja siis ma ei nagu, et nagu ma olen reaalselt, ma eelmine nädal Eestis, õnneks on mul nagu Eestis ka ämmaka juurde aeg pandud, on ju. Igatahes, ma juba täna mõtlesin, et okei, nagu päris hilja saan oma esimesele visiidile. Nagu 7+5 on mul täna, aga nagu okei, see on veel fine, on ju. Ja isegi täna ei saanud, saate aru või? Nagu lampi, see ämmaemand ilmselt ei pannud mu aega kirja, kui me telefonis selle kokku leppisime. Ma ei tea, kas seal tuli midagi vahele, ma ei kütta ette, aga täiesti haige. Ma tulin lihtsalt teist korda täiesti mõttetult siia kella 9 hommikul. Ma magasin ka nii halvasti täna ja ma ei saanud jälle arsti juurde. Ma olen juba nagu desperate. Ausalt, see jääb mind nii närvi juba. Ja siis ma ütlesin, et mul järgmine teisipäev ei sobi aeg. Ja siis nad olid nagu, et okei, et meil ei ole ühtegi muud aega sulle pakkuda. Ma nagu, mida te ajate lihtsalt? Nagu, mida te ajate? Ausalt ka või? Jälle nagu mitte ühtegi aega ei ole. Ja ma ei tea, ma lihtsalt nii sõnatu praegu. Ja siis ta ütles, et okei, et homme siis hommikul mul ämmakas helistab. Ja siis vaatame uue aja. Ma oleks nutma hakanud praegu, kui ma ei oleks vahepeal EMO-s käinud ja ma ei oleks teada saanud, et nagu selles suhtes kõik on hästi. Et nagu süda lööb ja kõik on ju. Kui ma saan sinna ühele visiidile, siis mul on juba see, et mul nagu jalg ukse vahel ja siis ma juba saan äkki normaalselt seal käia. Ma olen teiega täiesti aus. Ma näitan teile, mida ma ostsin poest. Ja kohe näha, et poes käis inimene, kes ei suuda põhimõtteliselt mitte midagi süüa, või no väga valitud asju. Ma ostsin näkileiba ja oh my god, nagu need näkileibad on lapsepõlv, mingi täisteramad ja ma ostsin reaalselt siukseid asju. Ma ei osta never selliseid asju nagu mitte kunagi. Väga imelik. Siis ma ostsin mingi keefir, selle ma joon kohe ära. Siis ma tahan aeg-ajalt teha pannipooke, mul on jahu, nii et ma ostsin ka täistera mingit jahu. Ja siis vaatame, proovime, kas ma suudan süüa veiseliha kotlette. Nii et ma ostsin 2 veisliha kotlettiga siis lahtisest letist, aga no kõige naljakam on ikka see nagu see kaup. Mina ostan siukseid asju, saate aru või? See on midagi väga-väga ebatavalist. Ma ei osta mitte kunagi siukseid asju muidu. Kunagi, kui ma käisin gümnaasiumis ja ma käisin peol, siis me sõbrannaga ostsime mingi ühe sellise taolise, mingi Eesti oma, Knorri oma. Knorri oli Eesti, aga ühesõnaga saate aru küll. Ja
siis me nagu ostsime peole kaasa, kui kõht tühjaks läheb, et siis enne koju minekut võiks nagu ära süüa. Aga nagu ma ei suuda lihtsalt, see on nii imelik, aga mul on täiega isu ja ma teen nüüd selle ära. Vot, selle isu on mul küll hetkel. Ja siis võib-olla, või siis, okei, mõlemad on supid. Ma lihtsalt mõtlesin nagu need nuudlisupid tunduvad nii, mis on praegu. Ma lihtsalt teen neid, krõbistan näkileiba ja joon keefirit. Ehk siis hetkel põhimõtteliselt ongi nii, et ma lihtsalt söön seda, mida ma suudan süüa. Ma sõin räigelt näkileibasi enne, ma suudan täiega näkileibusi, panin sinna natuke võit peale. Suppi, esimesed mingi 15 lusikatäit olid head, aga siis ma ei suuda, see käib mulle vastu. Ja see on täiesti tavaline mul siin rasedusaeg olnud, et ma lihtsalt nagu hakkan midagi sööma. Ja siis ma järskan mingi, ei, ma ei suuda. Ma enam ei suuda, nüüd on kõik. Nii et ma peangi endale hästi väikse portsi ette tõstma, et ma nagu suudaks seda süüa, mu see vastu ei käiks. Ja täna mul tegelikult päeval oli ka nii halb olla. Nii halb oli olla ja siis ma võtsin esimest korda ühte rohtu, mida mul arst kirjutas välja. Üks mingi Prippe, ma ei mäleta, ma ei näe seda nime käsit täpselt, aga igatahes mulle kirjutati see haiglas välja, et kui mul uuesti halb hakkab, et ma seda võtaksin. Ja see ongi nagu oksendamise ja siis iivelduse vastu. Aitas üli hästi, ta on suukaudne, aga ta on päris kange asi. Seda ei tohi väga palju kasutada. Nii et ma kasutan seda ainult hädajuhtumitel ja ma üritan ikkagi nagu enamasti ingveri tablettidega hakkama saada, mis on siis peaaegu täitsa nagu looduslikud on ju. Et ei taha seda mürki väga endale sisse, kuigi ta peaks olema justkui raseduse ajal ohutu, aga nagu see on ikkagi ravim, vaata, ma ei julge seda väga palju võtta. Aga samas nagu veel hullem on see, kui sul on mingi vedelliku puudus ja kui sul on mingi toitainete puudus. Ühesõnaga, keeruline värk see rasedus, ma ütlen teile, see on oluliselt raskem, kui ma oleksin arvanud see esimene trimester päriselt. Mul esimesed paar nädalat ei olnud peaaegu midagi ja alates jõuludest on mul nüüd ongi täpselt 2 nädalat. Mul on iga jumala päev halb olla olnud. Vahepeal on halvem, vahepeal on parem. Aga oh my god, kui hull. No kui hull ikka nagu... Ma tõesti ei oleks arvanud, et see nii hull on. Et see nii hull on lihtsalt. Ja nüüd ma ei ole trenni ka nädal aega teinud. Või peaaegu, ma tegin 2. jaanuar viimati, täna on 7. Et lihtsalt nagu pärast seda, kui ma olin haiglas ka kuidagi, ma tunnen, et ma olen nii hell. Ja ma olen käinud iga päev jalutamas, selles suhtes, et ma käin värskes õhus ja jalutan ja kõike, aga lihtsalt ma olen nii hellakene, aga ma võib-olla homme teen koduse trenni, vaatan, kuidas mul olla on. Loodetavasti saan teha ja ma ütlen ka see nagu südapaha olek ei olegi ainult hommikuti. Ma teadsin ka tegelikult, et see ei ole, et öeldakse küll morning sickness, ma teadsin, et see ei ole, ma olen nii palju podcast'i kuulanud. Aga ta tõesti ei olegi ainult hommikune, ta on põhimõtteliselt terve päev. Aga ikkagi kõige olulisem on see, et sa sööd ja ma lihtsalt vahepeal surun endale midagi teatud asju sisse. Minu põhiline toit on kreeka jogurt mustikaga ja kreeka jogurti sisse ma panen siis ka mett. Mis ma veel suudan süüa? Smuutit, suudan süüa marjad, banaan, kreeka jogurt, siuke asi, keefirit suudan juua, nähkileiba suudan süüa. Mingid juurikaid suudan süüa, eilõhtul sõin kapsast ja lillkapsast ja purgandit. Nagu siukseid asju ma suudan natuke süüa, aga mitte ka liiga palju, need hakkab ka ükselt vastu käima. Ja üldsegi toidud ei tohi olla nagu liiga maitsekad. Vot. Ja minu jaoks kõige suurem murekoht on see, et ma lähen nüüd pühapäeval Eestisse. Ja kui mul on ikkagi halb olla, siis mul on päris raske seda oma pere eest varjata. Samas, nagu ma ei ole nendega väga palju koos, aga nagu ikkagi, et või ma ei tea, mingid lõhnad nagu lihtsalt ajavad südame pahaks. Pean lihtsalt kuidagi eemale hoidma nendest lõhnadest siis ja ma ei tea, ma ise ei suuda küll süüa teha, nagu üldse, ma ei suuda üldse süüa teha. Oi jah, see on ka eraldi teema. Oi.
et ma ei saa olla pliiri ääres, nagu ma ei saa tunda mingit lõhnasi. Kui praegu mõtlen sellest, see täiesti haige. Siis näiteks enne, kas ma tegin juustusaia. Jõukõrva haisseli, aga õnneks tõesti nagu ma saan öelda nagu kõik naised, kes on selles nii-öelda esimese trimestri, kui ta on ka paha olla, siis tõesti, mis aitab, on värske õhk. Aga muidugi üks hetk sul on lihtsalt nii halb olla, et sa ei lähe värskesse õhku. Sa ei lähe õue lihtsalt, sul on nii hull olla. Kui halb saab olla lihtsalt ühel inimesel. Ja öösiti ka mu uni nagu ei ole üldse sügav. Et ma ikka päris palju ülesse. Ja by the way, ma tegin mingi vlogi, aastalõpu vlogi, kus ma oligi 31. detsember, mingin kohvi ja ma seal ütlesin ka, et mul on nagu mega kuidagi käib vastu kohvi, et ma ei tea, miks ma seda nagu üldse joon, kui ta mul nii vastu käib. Ja oligi 1. jaanuar, mul oli järsku nii halb olla. Ja siis 2. jaanuar ma läksin haiglasse ja ma ei olegi nagu see aasta üldse kohvi joonud. Ma ei tea, millal mul oli üldse siuke paus, et ma 7 päeva järjest ei joonud kohvi. Ja mulle tundub, et see on mu näonahale ka üsnagi hästi mõjunud. Ja noh, veits mingitel hetkedel küll päevast on siuke tunne, et tahaks kohvi, aga lihtsalt rasedusega käib kohvi nii vastu, et ma üldse imestab, ma üldse ei hakkagi enam kohvi jooma, kuigi mul kohvi nii maitses. Aga samas nagu kohvi on teada tuntud üks kõige priitsitumad asju üldse ja tegelikult ongi mürk ja ma arvan lihtsalt ongi see, et sul nagu raseduse ajal ka nagu keha lihtsalt tahab nagu hoida sind kõigest mürgist ja kõigest jamast eemal ja siis siuksed asjadest käivadki nii vastu, et tahabki hoida sind nagu turvalises kohas. Väsimus on ka muidugi. Ma hakkan kiiremini hingeldama, see on ka, et ma näiteks saadan oma sõbrannaga voice kogu aeg ja siis kui ma jalutan, siis ma kogu aeg niimoodi nagu räägin ja hingeldan. Et see on, aga mitte palju, et see kindlasti süveneb see jooksul praegu. Mul ei ole isegi nagu mingit kõhtu, ma ei ole näidata, ma ei ole üldse näidanudki. Ma mingit pilte ja videoid teine, ma ei ole siin näidanud. Okei, siit praegu tundub nagu just kui midagi oleks, aga see võib olla lihtsalt teits punnis ka toidust hetkel. Praegu on selles mõttes nagu hea aeg, et rasedus varjata, et praegu on jaanuar. Ja siis ongi, ma nii kannan nagu suht tihti kogu aeg lohvakaid pusasi. Nii et siis on hästi lihtne, et selles suhtes, kui sa vaatad, mul on siin pusa peal, noh, mitte midagi ei ole aru saada. Võib-olla kui suvi oleks, siis oleks raskem, siis inimesed saaks aru. Nii, ma olen jõudnud Eestisse vahepeal ja ma olen jõudnud ITK ette, sest ma lähen oma esimesele official nii-öelda rasedust, kuidas see öelda, visiidile, rasedustuvastamine ühesõnaga, kuigi see on justkui nagu juba EMO-s tuvastatud, aga ma Eestis olen mitte midagi tehtud ja mul ei ole isegi official mingit visiiti olnud, nii et see on esimene official visiit ja Hispaania update'iks ka. Ma sain aja sinna lõpuks, nii et ma loodan, et ma saan ka sinna, aga ma jah, ITK ees ja see on nii haige, et nagu ma ütlen siukse asja üldse välja, et ma lähen mingi rasedustuvastamisele. Nagu ma olen nii palju käinud siin lihtsalt kontrollis ja ma olen mõelnud, et issand, kunagi tuleb see aeg, kus ma tulen siia mingi rasedusteemadega ja nüüd ma siin olen. Aga ilm on täiesti kohutav, mul on hea meel, ma tulin varem, ma olen pool tundi varem praegu kohal. Pealegi ma pean jälle vetsu minema, sest mul lihtsalt kogu aeg pissida. Aga lihtsalt siin ei ole nagu mitte kuskile parkida, kõik on lund täis, kõik, see on täiesti katastroof. Parkimiskohti ka peaaegu ei olnud, nii et mul on nii hea meel, ma tulin varem, sest et kui ma ei oleks varem tulnud, siis ma oleks lihtsalt nii endast väljas olnud ja eriti need, ma nagu nii isegi, kui ma ei oleks tulnud, ma oleks ikka endast väljas olnud, aga kui hormooni meil laval, ma oleks nagu eriti väljas endast. Nii et aga täna on muideks lisaks sellele, mul on esimene visiit, ma ütlen ka oma vanematele, et ma olen rase. Sest et ma saab kohe 9 nädalat, nii et nagu ma olen suht kaugel juba ja see, et ma ei suuda nende eest lihtsalt varjata, seda mul lihtsalt iga päev iiveldab, tõsiselt iga päev. Ma tegelikult tahtsin neile öelda siis, kui esimene trimester on läbi, nagu siis kui kõigile teistelegi, aga kuna ma elan nendega koos siin Eestis olles, siis ma lihtsalt ei suuda seda nende eest varjata, nii et ma lihtsalt ütlen neile täna ja ma lihtsalt ei ütle seda, vaid ma ostan neile ka midagi, nagu suht sarnast nagu Kasparile tegin, ma midagi ostan ja siis ma ütlen neile, et
mul nagu teie jõulukingitus jõudis lõpuks kohale ja siis annan neile selle kingituse. Aga täna siis peaks nägema juba täitsa hästi beebit ja ma arvan, et ma pean siia veel tagasi tooma, äkki mingit vereproove on, võib-olla saab juba täna, võib-olla mingit pissiproovi, ma ei kujuta ette ausalt öeldes, aga ma arvan, ma pean siia veel tagasi tulema ja tegelikult oli mul esimene aeg oli pandud Eesti rasedustuvastamiseks üldsegi nagu erakliinikusse, aga selles suhtes nagu, ma ei mäleta, mis see kliiniku nimi on, aga igatahes niimoodi, et nagu maksab ravikassa ja ma tahtsin sinna nii väga minna, sest ma käisin ükskord seal lihtsalt nagu kontrollis ja seal see maksin nii tore, sest ütles mulle, et tule tagasi, kui sa rase oled ja ma nii väga tahtsin ta tagasi minna. Aga tema juurde ei olnud tänaseks aega, minu aeg oli pandud juba nagu, ma panin kunagi ammu neljapäevaks ja ma tahtsin just esmaspäeval tulla, sest et ma ei saanud eelmine esmaspäev ämmaka juures käia, kuigi ma tahtsin ja ma ei jõudnud enam kauem oodata, ma lihtsalt tahtsin juba arsti juurde saada. Ja ma panin esmaspäevaks siia ITK-sse, ma ei tea seda ämmakat, ma ei tea nagu mitte midagi, nii et ega täitsa nagu uus inimene minu jaoks, loodan, et on tore, kui ei ole, siis valin kellegi uue, vahet ei ole, ei pea ühe inimese juures käima. Aga jaa, ma loodan, et ma tohin siia parkida. Ilmselt ikka tohib haigla patsientide töötajate parkla. Okei, siis ilmselt tohib. Ma olen ju patsient. Okei, sõnaga, ma veits kardan ka. Aga samas mul iga päev halb olnud. Nii et kuigi natukene niiveldus paremaks läinud, seda ma saan küll öelda. Ma võib-olla tean ka, kuidas paremini seda handlida, aga ikkagi mul on nagu eriti hommikuti ärgates. Täiesti, see on väga raske on varjata seda, täna hommikul oli ka nii, et mu imps ütles, et meil on kanasinki ka muidu kapis ja nagu ta teab, et ma kanasinki lihtsalt nii armastanud kogu aeg. Ja siis ta ütles selle ära, ta läks õnneks pessu ja mul lihtsalt tuli nagu, mul nagu tuligi lihtsalt see okse, see nagu refleks selle kanasingi jutu peale. Ja õnneks ma olen suutnud praegu varjata nagu oma nagu kõiki mingeid asju, mida ma ei taha süüa selle taha, et mul oli nädalaga tagasi see toidumürgitus on ju, et selles mõttes nagu nad ei kahtlusta ilmselt, aga nad ilmselt hakkaksid kahtlustama ja mul oleks vist nii raske seda varjata nendest, nii et ma ütlen neile ära selle. Ja ilmselt ütlen vennale ka see nädal, sest nagu, kui vennal ei ütle, vanematele ütlen. Vot, aga mul on jälle kõht tühi. Aga suva, ma see võib-olla lähen äkki leiva ära ja siis lähengi ITK-sse siia. Lähengi rasedustuvastamisele crazy. Mul käidud. Ma olin peaaegu tund aega seal. Aga ultrali järgi on rasedust natuke vähem kui päevade järgi. Aga see nagu vastab kõik normidele, kõik on hästi. Ma sain mingi kotitäie asju reaalselt siit. Ma üldse ei arvanud, et esiteks on mingid proovid, mis ma järgmine kord siis veebruaris, kui ma Eestisse tulen, siis ma tulen Annani käest mingid proovid ja tehakse siis esimene suurem nagu test või nagu proovid mis iganes, ma ei oska seletada, aga ühesõnaga esimesed suured ultralid ja asjad. Sain siit Niptify see, mida soovitatakse, kui ultralis midagi sealt selgub, siis sinna nagu saab ka haigekassaga. Nii siin igast mingid saatekirjad, raseduskaardi, sain rasedusega võeti arvele, mis on nii veider. Siis sain mingid brošüürid siit, mida hakkan lugema. Okei, see on raseduskaart, nii. Ja siis mingi siukasi uue elu algus, mida ta soovitas väga lugeda ja ma väga tahan ka seda lugeda. Siis ma sain mingi ajakirja, Tere Tita 2026. Ma sain mingi raamatu, Isa ja beebi. Ämmaemadest nii palju, et mulle täiega meeldis, oli nii armas ämmaemadest, tõesti nii tore noor. Ma ei tahtnudki mingit vanemat, sest ma olen käinud mingit vanemate ämmaemadest juures lihtsalt nagu kontrollis ja nad on alati nii ebameeldivad olnud. Mitte, et kõik siuksed oleks, aga ma ei tea, alati mul on olnud üli ebameeldivad. Ja ma nüüd pianos unistan nii kaua, nii et ma lähen vappi nüüd pastat sööma. Nii, ma jõuati näidata, mul on mega kiire, ma pean imsile kohe järgi minema, aga ma pakkisin siia sisse ära. Ostsin ühe tudjupodi ja ma ei jõudnud seda teile näidata, aga ma pean selle nüüd kuskile oma teistesse kottidesse ära peitma, et ma ilmselt seda ei näeks, seda tuleb vast siia autosse. Ja ma korra mõtlesin, et ma panen selle foto ka sinna, aga ma ei hakka panema, sest pärast näevad seda fotot enne ja siis nad ei avagi seda podi, et nad peaks veits confused olema enne, kui nad avavad. Teeme selle neile huvitavaks, nii et ma panen selle nüüd tagasi sinna, kust oli. Ja lähme imsile järgi. Nii, ma mõtlesin, et ma teen kiire vahe-update'i siia. Täna on järgmine päev ja ma olen nüüd oma vanematele juba öelnud, eile õhtul ütles ja ma arvan, seda klippi siia pane, sest et nagu see on lihtsalt enda jaoks filmitud. Aga täiega nuinud reaktsioonid ja loomulikult nad üldse ei oodanud seda ja nad väga õnnelikud. Nüüd on neile öeldud, mul on nagu süda rahul, sest et lihtsalt oligi see, et mul on tegelikult iga päev nagu paha olla, et siis on hea, et ma ei pea varjama seda, ma saan rahulikult iiveldada
ja ongi, kui nad käivad ka nagu nii vastu kogu aeg, et siis nagu nad teavad arvestada ja kuidagi lihtsam on niimoodi, pluss see, et mul ei ole nagu nii algus ka enam, et nüüd on juba 9 nädalat ja käisin ju eile ilusti arsti juures ja sest kõik on korras ja loodame, et nii jääb ka, on ju. Aga ja, selles suhtes täiega tore ja imelik mõelda, et praegu mitte keegi teine ei tea peale nagu minu Kasperi esmuvanemate. Ja ma ütlen oma vennale ka ilmselt see nädal, kui ta on praegu välismaal, et kui ta tagasi jõuab, siis näeme, siis ma ütlen, kui ta ei jõua tagasi selleks, siis ma ei ütle. Aga ja, võt. Ma arvasin, et ma ei tee teile rohkem update siin nagu lähima paari nädala jooksul, aga ma pean teile tegema. Ma käisin eile Zumbas siin Eestis, on ju, ja esiteks Shirley oli muutnud Zumba kava niimoodi, et meil olid nagu, see ei ole tegelikult enam Zumba, ta on nagu Dance Fit ja seal on juba päris nagu mitu kuud on selle nagu trenni lõpus, siis peale tantsu või siuke pool trenni on olnud jõuharjutused. Ja nagu muidu need jõuharjutused on olnud niimoodi enamasti, et võib-olla korra on plank ja siis nagu kõhulihaseid muidu väga ei tee, on ju. Või nagu püsti olles teed, mis on nagu okei, mida ma saaks teha. Aga kui ülejäänud on kõik põhimõtteliselt nagu jalaharjutused, siis ma eile läksin Zumbasse ja vaatan, et nagu kõigepealt võtame matid välja, mida me ei ole matide peal enne teinud niimoodi. Ja siis mõtlesin, et mine pekki nagu, kui me hakkame kõhulihaseid tegema, mida ma teen. Ma ei taha ju spoilida selles suhtes. Ja siis olingi seal, kõigepealt tegime jalaharjutusi ja siis me hakkame kõhulihaseid tegema nagu neid crunch'e, mida ei tohi teha. Ja siis lõpus veel planku, nagu tavalist planku ja küljeplanku, täpselt kõik need harjutused, mida ma ei tohi teha. Ja siis ma lihtsalt lõpetage ära ja ma olen esikirjas ka veel. Nagu scrunchidega ma veel kuidagi suutsin ära hämada, ma lihtsalt nagu tõssi küünarnukke põhimõtteliselt, et nagu silmanurgas kõigile tunduks, et ma teen kaasa. Aga planguga, seda ma ei saanud ära hämada. Ja siis Shirley vaatas ka mind nagu, sain kohe aru, et vaatasin, kõik see kaasa ei tee. Siis pärast ütlesin talle, et seda ma ei saa teha, et mul on nagu kõhulihase rebestus. Ma ei taha lihtsalt spoilida ära, et ma nagu rase olen. Aga ta vaatas mind täpselt üks näoga, et ta ei usu mind. Ta on ise 3 korda rasel, nii et ma arvan, et ta juba sai aru. Kuigi samas ta ei öelnud midagi, eks siis ma ei tea, eks ma kunagi saan teada, kas ta sai aru või ta ei saanud aru. Ja siis nüüd nii naljakas on järgmine päev, on ju. Ma vaatasin, ma alati nagu Zumbas filmin mingi osa, et ma saaks nagu hiljem story'sse panna. Ja saate aru, ma vaatan seda Zumba videot. Mis ma eile tegin ja mul on siuke punn ees seal. Nagu mul on kõhta nagu paistes seal. Ja mul ei päris elus ei tundunud eile, see on nii hull. Võib-olla nagu see, et ma filmisin alt poolt, et siis nagu tundubki rohkem. Ma ei saa nüüd seda videot üles panna. Vaata, see on see, kui sa oled siukses järgus rase, siis sul on siuke tunne, et kõik saavad aru, aga tegelikult keegi ei saa aru ilmselt. Aga jah, ma nagu täiega ehmusin ära eile. Kui me kõhulihased hakkasime tegema, ma ei mingi, mida ma teen nüüd, nagu mida ma teen. Aga nüüd ma rohkem seekord Zumbasse ei lähegi. Kui ma Eestis olen, mul on lihtsalt nagu ma ei jõua, mul on nagu perega, ma tahan vaega veeta. Ja siis ongi nagu ainuga, kus ma saan kogu perega koos olla, kui mul see Zumba oleks. Et siis ma ei lähe. Järgmine kord siis ilmselt saan juba öelda, mis toimub. Nii haige nagu see rased salgu, see on nii haige periood lihtsalt. Nagu sa lihtsalt varjad kõigi eest. Eile mul oli üks asi veel, et ma käisin pokepooli ja siis mul oli nii jõhker pokekausisu. Ma olin nii kaua tahtnud seda pokepooli krevetikaussi. Ja siis ma nii kahtlesin, kas need krevetid on küpsetatud seal ikkagi. Siis ma ütlesin neile, et küsisin, kas need krevetid on küpsed, mis te panete sinna. Siis ta oli mingi, et see oli mingi uus töötaja, siis ta ütles, et ta ei tea, et need vist ei ole. Ja siis ma olin nagu, ma ei saa süüa, ma ütlesin neile, et ma ei saa toorest süüa, ma ei tohi üldse toorest süüa. Ja siis seal oli mingi välismaa töötaja või nagu välismaal mingi indialane vist. Siis ta oli mingi, et okei, et me võime tegelikult sulle nagu ära küpsetada need krevetid, vaata seal mingi panni peal. Siis ta küpsetasid need krevetid ära, aga siis ta ütles, et nagu ta pani mulle ikkagist ühe nagu selle toore krevetiga sinna kaussi, et ütles, et proovi seda ka. Et äkki sulle meeldib see toores ka, siis ma mingi, et saad aru, ma reaalselt mul on nagu health issue. I have health issue, I can't eat raw food.
Ja siis ta oli mingi, okei. Aga ma hiljem guugeldasin, et tegelikult see vist ikkagist nagu need krevetid on ikkagi küpsetatud seal. Et need olid roosad ja need olid nagu krussis, et siis need ei tohiks tegelikult küpsetamata olla, et tegelikult nagu küpsetamata krevetti niimoodi ei pakuta. Et need ilmselt on lihtsalt eelkeedetud ja jahutatud, aga nagu ma võidin täiesti 100% kindlam, et ma tohin seda toitu süüa. Üks asi veel, et nagu ajumaht on nagu vähenenud, see on tegelikult teaduslikult ka tõestatud, et rasedatel ajumaht väheneb. Ma ju eile, ma ilmselt lasin mu Mustamäe keskuses maha ja siis ta läks ise küüntasse, siis ma lähen Mustamäe keskuses vetsu ja ma avastan, mul ei ole telefoni. Saad ma unustasin telefoni autosse ja siis ma olin mingi, kuidas ma nüüd oma emale helistan. Õnneks mu ema number on mul peas. Siis ma võtsin kohe mingi suvaka inimese telefoni, küsisin, helistasin EMS-ile ja siis ta tuli mulle, tõi telefoni ära, aga nagu lihtsalt ma unustan asju ja see on nagu, ma olen niigi muidu veits tuulepea, aga nüüd ma olen nagu veel rohkem unustaja, ise mind täiega närvi tegelikult, et nii on. Ja oh my god, okei, üks asi veel. Mul riided ka soonivad nüüd. Mul täna täpselt 9+0 nädalat. Issand jumal, kuidas mul nagu, mul on nüüd täiesti uus siuke dressikomplekt, on ju, Airilli oma. Ja siit lihtsalt nagu see juba veits nagu ka punnitab, just nagu kõhu pealt punnitavad asjad, et üldse nagu mingi teksasid ka, ma saan ainult mingi number suuremaid kanda, mis mul on ühed, mis mul muidu täiega suured olnud, aga praegu ma saan neid kanda. Ja ühed sinised, mu lemmikud teksad, neid ei saagi enam kanda, miks ma panin need ja mul lihtsalt terve soonised, et nagu ei tohi soonid asjad vaata. Nii et jah, riietega nüüd ka nii, et punnu hakkab ette tekkima, ma näitan teile korra peeglist. Praegu on hommik, ma olen väga vähe söönud, mul ei ole hommikul siukest asja ees muidu. 3 on kohtuseadus, ma sain täna käia lõpuks ometi siin kohaliku emaka juures. Ja ega seal väga midagi nagu ei tehtudki otseselt praegu, et ta lihtsalt tegi mulle nagu Hispaania rasedakaardi põhimõtteliselt. Ja siis isegi ultraheli tehtud, kuigi ma isegi küsisin, kas saaks teha, ma tahaks nagu midagi näha. Ja siis ta ütles, et ta isegi nagu tal ei ole seda maginat isegi, et siin tuleb nagu eraldi aeg bookida, et põhimõtteliselt teevad ultraheli siis ainult 3 korda raseduse jooksul. Aga reedel ma tulen tagasi, täna on kolmapäev, siis annan pissiproovi, vereproovid. Nii et see on see, mida mul Eestis veel ei tehtud, mida mul järgmine kord tehakse. Täpselt nädala pärast tulen siis uuesti siis ämmaka juurde ja siis ta vaatab üle, mis mul proovid näitasid, see on seda teada. Ja siis me saame panna ajaga ultrahelisse, aga siis ultraheli tulebki 12 nädalat. Issand, me õkkame välja, ma olen suht magamata. Aga täna on 23. jaanuar, ma just käisin siin haiglas jälle ja andsin nüüd oma vereproovi ja pissiproovi, ehk siis esimesed proovid üldse, mis mul võeti. Nii nagu huvitav süsteem, ma mõtlesin, et ma räägin siin korra sellest, et mulle siis andis ämmakas aja, et tuled umbes kella 8 siia kohale. Siis mul oli mingi hullult palju pabereid kaasas, et nagu millal on vaja testi teha ja kõike. Ja siis kõigepealt jõudsin mingi 10 minutit enne 8 kohale, siis vaatasin, et okei, õues on juba väike järjekord, et kell 8 tehakse see nagu tervisekeskus lahti. Ja siis järsku nagu tuli täiega palju inimesi sinna. Niimoodi, et see järjekord ulatus nagu mega pikalt, minust veel edasi ikka väga-väga palju pikalt. Ma arvan, see oli kokku mingi 100 inimest lõpuks ja ma olin mingi 15 umbes seal järjekorras. Nii et hea on, et ma varem tulin. Ja siis tehti uksed lahti, läksime sisse ja siis seal oli nii, et nagu ootasidki, et anda oma kõigepealt pissiproovi, kõik andsid seal oma need väiksed topsikesed ära, kõik nagu eraldi registratuur oli selleks, et pissiproov ära anda. Ja siis seal nagu need naised vaatasid sulle paberid üle, mis seal anti. Ja siis printsid sulle teipkoodid välja, mis pandi nagu hiljem siis sinna vereproovide peale. Ja siis sa läksid edasi järgmisesse järjekorda. Ja siis seal järjekorras nagu, siis oli lihtsalt nagu elav järjekord jällegi, et kes siis saab umbes nagu järjest nii-öelda vereproove anda. Et siuke huvitav süsteem, ma mõtlesin, ma lihtsalt räägin siin korra, et siin käib siuke elava järjekorra alusel asjad. Eestis käivad esiteks palju kiiremini need vereproovi võtmised, ei ole siukest nii kindlat aega, et jah, mul ämmaks ütles, et nad umbes 8 kuni 8:30 vahel teevad neid asju, aga no siin läheb ikka, ma arvan,
see läheb, ma arvan, ikka mingi 10 neil, sest et praegu ma tulin sealt kabinetist välja ja siis juba see järjekord, kus ma enne ootasin, et üldse nagu saada sinna järjekorda, et vereproovi anda, siis see oli juba jumala pikk ikka veel, et selles suhtes jah, siuke hästi huvitav. Ja siis oligi seal, andsin seda vereproovi, pidin tulema siia tühja kõhuga täiesti ja et nagu ainult ette võisin natuke juua. Ja nagu mul ei ole muidu mitte mingit teemat sellega, et ma ei tea, hommikul ma pean kohe sööma, nagu mul ei ole seda olnud aastaid. Väiksena oli, aga nagu täiskasvanu mul ei ole seda olnud. Kuidagi rasendusega on nagu see, et kui ma hommikul ei söö, siis mul hakkab nii halb olla, et nagu põhimõtteliselt ma pesen hambad ära ja ma pean juba nagu, ma ootan see 10 minutit või 15 minutit ära, mis on soovituslik ja siis ma nagu kohe söön. See ei ole nagu üldse minulik, üldse ei ole. Ja täna ma ei saanud seda teha. Ma läksin üles, ma suht kohe muidugi tulin siia, tegin oma hügieeniprotseduurid ära, aga siia nagu jalutada on ka siuke 20 minutit äkki, võib-olla natuke vähem, 15 äkki. Ja mul nagu selle ajaga juba läks kõht tegelikult üsnagi tühjaks ja seal ootamisega ja siis seal haiglas on umbne ja kõike seda. Ja siis mul võetigi seal veel nagu suht palju oli vaja võtta, nad testisid seal päris palju asju arusaadavalt. Ja mul lihtsalt nagu ma niigi tegelikult ma täiega pelgan neid verevõtmisi, aga kui mul on kõht tühi ja mul on rase, see on nagu eriti hull. Siis ma istusin seal, võeti täiega verd, ma ei teagi, kaua nad võtsid, mulle tundus see muidugi igavik, et siis ma ei ole väga adekvaatne inimene, et hindamaks seda, kui kaua seda võeti. Aga ta ise ütles ka enne verevõtmisse õde seal, et sult on vaja päris palju võtta, ma mingi jep. Ja siis võttis mult selle vere ära, ma mõtlesin, et samal ajal, kui ta võttis seda, ma nagu ei vaadanud sinna poolegi. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, nagu millal see läbi saab. Mul on nii halb olla, ma tunnen, et okei, ma konkreetselt hakkan praegu lihtsalt verevõtmise ajal niimoodi pilti kotti viskama. Siis ma lihtsalt nagu hingasin täiega sügavalt, proovisin nagu hingamisega seda leevendada, aga ikkagi mul oli nagu, oh my god, mul hakkas nii paha. Ja see ei ole nagu üldse see, et sa ise mõtled üle, vaid see on lihtsalt see, et sul nagu, sa ei ole söönud, sul nagu, sa oled niigi nõrga närviline, nagu sa ei saa mitte midagi teha, ükskõik mida sa ka, kui palju sa ka üritaks nagu mitte üle mõelda või nagu mitte üle mõelda, aga ükskõik kui palju sa ka üritaks nagu seda kuidagi alla suruda, et sul halb olla on, siis nagu see ei ole lihtsalt võimalik. See on su kehareaktsioon. Siis ma räägin, et ta võttis ära, siis ta ütles, okei, need on kõik. Ja siis mõtlesin, et okei, ma tunnen ennast nagu väga halvasti, mul on nagu mega halb olla. Poole verevõtmise pealt ta küsis ka mult, et kuidas sul on, siis ma nagu mingi un poco mal, nagu natuke halb. Siis ma nagu hakkas minema ja läks järjest hullemaks. Siis ta panigi mu kohe seal pikali jälle, jalad üles. Proovid ka, tulemused saan siis kolmapäeval teada, siin ei ole sükest asja nagu terviseportaal, et ma saaksin minna ja vaatama juba ise neid tulemusi, et siin ma pean ootama enne kui vähmakat näen, siis kolmapäeval näen teda, see on tulemused ja siis vaatame edasi, loodame, et kõik on hästi, ma usun küll, et kõik on hästi, tuleb ise uskuda, et kõik on hästi ja sellega nagu, see pole sinu võimus ja siin ei ole mõtet nagu üldse üle mõelda sellega. Ma olen jälle jalutamas siin samas, kus oli eelmine klipp. Aga nüüd on nädal aega siis, või vereandmisest on nüüd mõned päevad möödas, nädal aega eelmisest ämmake visiidist. Ehk siis mu sai täna 11 nädalat. Me oleme peaaegu esimese trimestri lõpus. 1 nädal veel minna, see on 12 nädalat täis, mis on nagu crazy. Aga lähme nüüd ämmake juurde. Saan oma vereproovide, uriiniproovide vastused teada. Ja ma tahaks teile rääkida tegelikult ühest murest ka, mis mul eile just tekkis. Ma räägin teile ka sellest. See on nii veider. Ma käisin jalutamas ja siis ma käin iga päev jalutamas. Ja siis järsku tunnen nagu paremas tagumiku küljel lihtsalt. Ma algus mõtlesin, kas see on kramp või mis asi see on. Siis ma saan aru, et see on nagu närvivalu, sest et see valu läks nagu mööda jalga alla niimoodi. Et algas tagumikust ja läks nagu allapoole. Ja siis esimene kord, kui see valu tekkis, ma kuidagi nagu sain sellest kergelt üle.
ma lihtsalt nagu puhkasin korra ja siis venitsin hästi õrnalt ja siis liikusin edasi. Ja siis läks mingisugune 1,5 tundi mööda, me läksime poodi ja poes olles jälle sama asi, aga veel hullem, nagu täiesti lihtsalt nii hull, et mul on ikka veel valus natuke ja eile õhtul ka nagu valutas, et praegu ma saan normaalselt kõndida, ma ei saa kiirkõndi teha, mida ma muidu alati teen, aga ma saan nagu kõndida, aga eile ma lihtsalt lonkasin, ma lihtsalt hoidsin oma tagumikust kinni, mul oli nii valus. Nii et jah, ma tahaks sellest ka rääkida, kuigi muidugi ma panin ChatGPTisse kohe, et mis värk on. Ja siis ta ütles, et see on tegelikult väga tavaline, et võibki nagu esimese trimestri ka juba välja lüüa. Et lihtsalt see on nagu, see on siis ChatGPT sõnade järgi, on siis see, et lihtsalt sul nagu kuidagi kehas niikuinii nagu sul ei ole küll kõht suur, aga ikkagi nagu mingi vaagnas ja mujal tekib mingi ruumi juurde või keha peab ruumi juurde tekitama ja siis võibki lihtsalt nagu kuidagi närvi lüüa just nagu valutades, et soovitaski rahulikke jalutuskäike teha ja õrnalt venitada. Nii et jah, tagumikku praegu treenima ei hakka igaks juhuks, aga ma räägin seda talle ka, siis mõtlesin, et okei, et just täna nagu on see visiit ka, et siis ma saan talle sellest rääkida. Ja sümptomitest veel nii palju, et õnneks on hetkel see suht hästi pidama jäänud, et mul ei ole hommikuti paha olla. Ainult siis, kui mul kõht väga tühjaks läheb. Eks ma peangi lihtsalt hommikul kohe sööma. Ja õhtuti mul hakkab nagu suht tihti paha. Või siuke nagu raske ka olla, nagu kõht läheb hästi punni. Gaasid on kõhus. Ja tihti peale kiiveldab õhtuti. Aga ei pruugi, et oluliselt kergemaks on läinud. Mul on nii palju parem olla. Vahest arvan ka päeval halb olla, aga see on pigem harva. Ja mis veel, ma käin iga öö vetsu, seda mis olen juba öelnud, vahepeal mitu korda isegi. Täna on 9. veebruar ja ma tulin siia ITK-sse esimesele suurele ultrahelile. Nüüd on mulle siis reedel, täna on esmaspäev, reedel tehti mulle siis vere- ja uriiniproovid ka ja ma vaatasin juba terviseportaalist ka, et nagu tundus kõik hästi, korras vähemalt põhilised asjad ja ma ei tea, ma olen nii ärevil kuidagi nagu enne seda ultraheli, sest et nagu ma ei tea, nii hirmus kuidagi, ma nii loodan, et kõik on hästi. Ja täna hommikul ma ei tea, kuidagi nii libe on ka õues ja siis ma veits nagu komistasin õues, kukkusin, aga ma kukkusin nagu jala peale ainult, et selles suhtes peaks nagu olgu olema, et nagu midagi hullu ei ole, mul kõht ei valuta, mul ei ole nagu midagi hullu. Mul ei mitte midagi nagu halva enesetunnet, aga ikkagi kuidagi nii ärev on olla lihtsalt, ma ei tea. Aga ja käime ära, ma olengi siin ITK ees, nii et ma olen kohe sisse ja siis saab tehtud ja saab teada, kuidas läheb meil. Aga nüüd ma olen öelnud juba siis ka oma vanaemadele, vanaisale, oma lähedamatele sõpradele ja muidugi Kaspari pereliikmed kõik teavad, on ju minu pereliikmed juba ammu, et ja vot, nii et põnev asi läheb tõsiseks, aga ma nii väga juba tahaksin nagu ultralisse 1,5 tunni pärast hakkabki, aga pidin varem millegi pärast kohale, ma ei mäletanud miks, aga millegi pärast pidin varem kohale tulema. Ühesõnaga, ja näeme siis täna beebit. Ma käisin ultralis ära ja nähti, et ilusti käekesed on olemas, varbakesed on olemas, sõrmekesed on olemas. Ajuga on kõik hästi või aju mingi kohe, ma ei tea, ühesõnaga organid vaadati üle. Kõik tundus hästi või oligi hästi. Pikkust ja valutuselt mõõta ei saanud, kuigi ta ütles nii palju, kui ta näeb, et vastab nagu ilusti rasandusele. Isegi ma täna 12+5, aga vastas 13+0 ehk siis nagu natuke rohkem isegi. Siis kuklavolti veel vaadata ei saanud, sest ta oli lihtsalt nagu alaspidi, et ta oleks pidanud ennast pöörama ja see ultraheli spetsialist ütles ka, et tegelikult nagu ei saa sinna midagi parata, et ta ei pööra ise ennast, et me peame natuke ootama ja ma lähen lihtsalt õhtul tagasi. Aga kõik siiani muu on nagu korras, vereproovid, kõik asjad on korras. Ja siis arvutataksegi need preklampsia riskid, blablabla. Ja platsenta oli ilusti õigesti. No ühesõnaga kõik oli nagu hästi. Kõik, mida ta nägi, oli väga hästi. Lihtsalt pikkust ei saanud ja kuklavolti ei saanud veel. Ja veresoontega oli vist kõik hästi. Ja ma ei tea, ühesõnaga see oli nii emotsionaalne nagu näha teda esimest korda niimoodi, et ta nagu inimene näeb välja. Hormoonid niimoodi möllavad lihtsalt täiesti õige. Lihtsalt siuke kergendus nagu
Ühesõnaga, ma siin kommi, et ennast nüüd natukene maa peale jälle tuua. Ma ei söö väga tihti kommi, aga täna ma söön kommi. Ja lähen, mul natuke aega, mis on vast sõbrannaga kokku, aga mul on aega. Nii et ma lähen käin Paavli kaltsukas, ma olen siin plaaninud juba päris pikalt käia. Tahaks vaadata, äkki siin on mingid laste asju näiteks. Või siis midagi rasedate asju, sest mul on kõht juba päris punnis. No nii, ma just siin panen kokku seda sama vlogi, mis te just ära vaatasite ja täna on minu jaoks siis juba 15+1 nädalat rasedust ja ma hakkan järjest siin tegema erinevaid esimese trimestri mingi kokkuvõtva video ja teise trimestri vloge, nii et igasugust videoid on veel tulekul. Ma tahtsin öelda veel seda, et 12. nädala need proovid nagu kõik olid iseenesest korras ja nagu selles midagi nagu muretsema ei pea. Nii et sellega on all good. Ja kui sind huvitab kõik see rasedus content, siis kindlasti subscribe mind. Ma jagan väga palju ka TikTokis Keteradele ja Instagramis Keteradele, nii et võid mind ka seal jälgida. Ja ega muud ei olegi, näeme järgmises videos.